ikka alakas. Teine uju. Äps. Võttis ära. Jumalauta. Nüüd on ilus on mingi kohal või latikas. Ei, tundub vist latikas. Uus minema. Nüüd tuleb mõõdus koha. Käis keegi. Opa. Ai, otsa jääb. Ja vaatame siit ujus korralik latika parvan all. Enam seda ujus väike koha, mille ma sain kätte. Suurem võtab ära või? Kaugelt tuli juba. 2 tükki passivad all. Võtta ära nüüd. Jäi otsa kõik. Jälle alakas. Suurem tundub, vähemalt. Jah, see on tänase päeva ikka suurim. Mõõdus. Väga hea. Sain lõpuks. See on ilus mõõdukas. Eematsin ära põhjast. Kukutsemist vennale pähe. Taas ei suutnud jälle ära meelitada. Näe, tuleb jälle. Vaatame, kas läheb ikkagi närvi. Järgi tõusis. Näe, tuleb tagasi. Ei anna rahuldanud. Ja läks minema. Tundnud niimoodi. 2 tükki praegu istub all. Pani paugu ja? Mul kurat ujub järgi, aga ära ei taha võtta. Jaa. Nii rabas kohe. Ei kukkumise peab väisa. Töötasin üles. Kusjuures, kui lased põhja ka mõnikord kukkuda landi, siis kurat ehmatab kala ära. Vaja ajama. Noh, saab põhjast liikuma ka ta või? Saab küll vaikselt.
tuleb järgi. Otsa jäi. Ai, ära läks selle poole pealt, kurat. Võib-olla, ta oli selles suhtes mõõdu poolest tundus normaalne. Üks vend ainult nillib kogu aeg seal all. Aga ära ei taha võtta, käib edasi-tagasi. Õnneks nüüd tuli teine konkurents ka. Ai, keegi võttis. Aga see. Nüüd sain kätte otsa. Alakas nagu ikka. Ja 30 võib olla küll. See siis nilliski, kurat. Teine vend hoopis teinud, ma olen pääs selle ühe venna alt ära. Ajas teise venna alt ära, kurat, tuli võttis teine vend hoopis. Siis tänane lämmipüük on läbi. Olin teist korda üldse koha püüdmas ja alakaid tiksus terve päeva erinevate aukude peal. Ja lõpuks siis õhtu poole me olime täiesti eraldi kahekesi pundist niimoodi, et seda venda ma ennem ei näinud, siis alles märkasin, kui ta kala sai. Ilusa sellise 55 sentimeetrise. Siis vaatasin loodiga ja rääkisime juttu natukene ja proovisin ja katsetasin erinevaid ante ja sain alakaid kõrvalt ja sain ka ikkagi ühe 55 sentimeetrise koha kätte veel, nii et vist oli samast pesakonnast täpselt. Et võib olla täiesti rahul, et teist korda koha püügil ja mõõdukala vähemalt käes üks. Et paar ilusat võttu vähemalt ei suutnud ära realiseerida, mis loodi järgi tundusid ka korralikult kalad olevat. Et see joon oli nagu palju pikem. Et megalaiviga on hoopis teine asi vaadata, et sa näed, kus see kala tuleb ujub sinu juurde, teed landiga ühe vale liigutuse ja siis võib olla see hoopis, et see kala paneb kiirelt minema. Et tavaloodil sa näed seda kriipsuna, et kriips kaob ära. Aga siin ma näen, kuhu poole see kala reaalselt ujub ka. Et eks selle megalaiviga siis tuleb veel igast huvitavaid videosid. Õpin järjest seda rohkem kasutama. Aga kohtumiseni järgmine kord.